Tere, siin on The Aesthetic Project. Tänast vlogi alustame siit Lasnamäelt. Aga miks on see, et täna teeme trenni koos Sander Kaasikuga, kes on kindlasti tuttav paljudele meie vanematele subscriberitele ja osade tema sõpradega. Et sõbrad tal vist varem vist ei ole meie vlogides olnud. Meetupi vlogis võib-olla kuskilt lipsas läbi. Aga igatahes teeme sellise pundiga täna koos trenni. Ja kus me teeme trenni on siin 24/7, ma ei tea, kas te nägite, aga 24/7 fitness saalis, mis on endine Gymleko. Et siin Priisla tänava 24/7 fitness gymis ma ei ole tegelikult varem käinud. Et ma olen teaduspargi Gymlekos käinud, see jättis väga hea mulje. Aga jah, siin Priisla tänava saal on mulle täitsa uus, et vaatame kohe kuidas siin asjad välja näevad. Mis selle saali puhul huvitavat on see, et kuna siin vist administraatorit ei ole, siis pidi kõigepealt netis ennast proovitreeningule registreerima ja siis sa said sellise meili, kus oli kirjas, et administraatorit siin ei ole ja sisenemiseks helistada administraatori numbrile. Nii et me nüüd kohe helistame ja vaatame, mis saab. Igatahes väga huvitav süsteem. Kuidas nimi? Mikko Marti. Ja millisesse klubisse? Priise tänava. Nii, oled kolmandal korrusel? Ja ukse taga. Nii, meil on 2 ust, nüüd on kõigelt esimese uksele. Ja, kohe. No nii, lõpuks olengi saalis. Ütleme, see saali tulemise süsteem oli päris huvitav, aga lõpuks me siin olen ja esmamulje on räigelt äge. Et on siin üks selline suur ruum ja varustus esmakülgel tundub ka väga hea. Siin kutid kaugel juba. Okei, praegu ei fokusseeri ära, aga igatahes siin kutid kaugel juba askeldavad. Nemad olid siin natuke ennem kohal. Et teen ma natuke sooja ja siis ühinen ka nendega. Et idee poolest kava järgi peaks olema mul täna rinna ja käepäev. Ma teengi selle päeva, aga ma täna kindlasti ei jää omade nagu liiskude juurde, et ma teen arvatavasti täna seda, mida nemad teevad, et kuna ma nendega pole tegelikult Sandrit päris tükk aega näinud ka ja seda sama treeningut on ikka, me ütleme, pool aastat kindlasti planeeritud, aga lihtsalt ei ole aega ja kohta niimoodi klappima saanud, et täna võtan vabalt, naudin seltskonda, vaatan, millist trenni nemad teevad. Arvatavasti kordades intensiivsemad kui mina, aga ongi, vahel on tore oma tavalisest ägirutiinist siis nagu eemale saada ja homme ma arvan, et ülehomme ma valutan korralikult. Ice keep pouring and the drink keep flowing. Try to brush it off but it keep on going. Covered in scars and I can't help showing. Whipping in the foreign and the tears keep blowing. Ice keep dropping and the drink keep flowing. Try to brush it off but it keep on going. All these scars can't help from showing. Whipping in the foreign and the tears keep blowing. Igatahes see rinna lammutamine juba käib ja ma alustasin ka esmamulje masinatest lihtsalt jõhkralt hea, mega hea tunnetus ja egast midagi, lihtsalt hakkame pihta. Me olemegi siin võtnud praegu, siin on 3 rinnamasinat on järjest. Võtame need kõik teeme läbi, 3 seeriat, kuskil mingi 10-12 kordust. Okei, minu kord on, võta kaamera. Võta. Jep. Hästi. Ma tahan kuulda seda passi. On hea, jah? Crazy good. Hästi. Meil tuleb ka nüüd viimane set, teil on kes on viimane set? Viimane. Teil on ka viimane set, jah? Okei, siis ongi switch peale seda. Personaaltreener Sander Kaasik. Me oleme kõik siin personaaltreener. Oleme jah nüüd teise harjutuse juurde vahepeal jõudnud. Ma ei tea, oma arust ma alles jõudsin siia saali, aga juba on teine harjutus. Ma ei tea, mis vahepeal juhtus.
hästi. Aga nüüd järgmisena liigume lendamise juurde ja ma arvan, et see on ka meie viimane rinnaharjutus täna. Poisid teevad juba. Jep. Tuleb. Pictures. Ikka juurde. Ma räägin, neid ei saa vaata ilma järelevalvet jätta, vaata üks on juba ajavõitaks sinna läinud, üks teeb käsi aja liitleks ja rahulikult hopsi ära, kogu aeg peab silma peal hoida. Muidugi, peremees. Hästi tuleb. Jep. Head. Ja ei mingit hingetõmmet, poisid juba genereerivad järgmist harjutust. Jõhkrad aparaadid, kes nii puhtad teha. Fitness motivation test approved. Varsti on siin 24/7 fitness logo kõrval. Alati tuleb proovida alistada aparaati. Paned maksid ette. Toob välja küll. Liiga lihtne. Korralik kabja action käib. Hästi. Olemas. Nii on. Hästi. Nii, olengi siin vahepeal üksi juba jäänud. Kutid pidid kooli kahjuks tagasi minema, nii et ma jätkan siit omapäi. Et praegu mul ongi biceps on veel teha jäänud ja katsetan siin erinevaid huvitavaid masinaid, mida ma MyFitnessis või kuskil mujal tavaliselt tegema ei satu. Et hea töö Murumets. Hea töö. Teen teile kiired tuuri ka. Lamades tagasi masin, leg extension, tipsi masin, blokil jalapress. Siin on siis kardiomasinad. Siin on saate hip thrustida, tipsid,
rinnamasinad, lendamine ja edasi. Häkkükk, korralik jalapress, nagu ma kuulsin varem siin. 2 kükipuuri, veel üks häkkükk, mingisugune asi veel. Saate oma toidud siia vist peale panna. Ja siis no muidugi ongi cable station ja igast ühesõnaga igasuguseid mänguasju on siin küll ja veel. No fokusseerib ka. No nii, what up? Lükkan just praegust seda sama videot kokku, mis te vaatate koos vana hea sõbra Nokoga. Aga tahtsin veel video lõpetuseks öelda, et nagu te nägite, siis mulle tõeliselt meeldis see saal, et ma ei tea mitu korda ma seda 24/7 fitnessi kiitsin. Aga tõesti, väga hea saal, väga hea masinapark ja kel vähegi võimalus, siis minge proovige. Proovitreening on vist tasuta, et tasub ära. Ja aitäh Sandrile, kes mind oma sõpradega trennis vastu võttis, et temaga trenni teha on alati mega hea vibe ja tuled sealt sellise rõõmsa näoga tagasi. Aga kuna tegelikult homme, üks asi veel, kuna homme on 3. detsember ja minu esialgse plaani järgi pidin ma siis 3. detsembriks 77 kilo kaaluma, siis nagu ma eelmises cutting update'i videos mainisin, siis tõenäoliselt ma ei saa seda ka kätte ja nii on ka läinud, et kuskil ütleme kilo on puudu ja ma olen oma cut'iga nii-öelda hetkel vastu seina jooksnud selles mõttes, et praeguse kaloraaži ja kulutuse juures mul enam kaal allapoole ei lange, nii et ma nüüd sain otsuse vastu võetud, et alates esmaspäevast, esmaspäeval mul pole trenni, teisipäevast hakkan ma siis kardiot tegema. Esimene plaan on teha kardiot 3 korda nädalas, iga kord siis 20 minutit ja seda siis sellises rahulikus tempos. Plaan on see 77 kilo ikkagist kätte saada ja arvatavasti ka sellest allapoole veel natuke liikuda. Aga vaatame, mis saab. Kõigepealt on vaja see kaal uuesti, on see sein maha murda ja siis kaal uuesti liikuma saada. Aga siinkohal ma arvan, et lõpetame ka selle video ära. Visake like kindlasti, subscribe'ige ja näeme järgmises videos. Olge mõnusad. Ciao!